Tervist! Alustame siis tänast päeva garaažis. Eesmärk oleks siis nüüd mootor kõik siin komplektseks saada, et vahetada osa tihendeid, puuduvad asjad külge panna ning lõpuks, kui kõik need asjad tehtud on, peaksime saama ta peale tõsta. Et siin on jah mõned kastid asjad, kus mul erinevad jupid, poldid, värgid on ikka on ära sorteeritud ilusti, et võiks minna võimalikult libedalt. Kuid mingi tagasid võib ikka tulla, aga eks see selgub alati töö käigus. Vahepeal sai siis kollektor maha võetud. Sain selle torude regastikused kõik kätte. Nüüd ongi, saame hakata siit keneka kronsteini ja muid asju tagasi panema ilusti. Siin ongi nüüd terve unika asju, mis siit kronsteini alt välja tuli, mida mul enam vaja ei ole. Ja siia jäi siis nii palju, kui vaja on. Et ongi kolm voolikut põhimõtteliselt. See on paagi tuulutuse jaoks. See jäme on karteri tuulutuse jaoks. Seda jämedat siin kasutame piduri vaakumi jaoks. Ning nüüd sellel uuemal mootoril on üks ots on rohkem. Aga ma arvan, et selle me kasutame turbokella jaoks ära. Et siis ongi hea, tal on kohe eraldi väljavõte. Siia jäi siis väljavõte kütuserõhu regulaatori jaoks. See oli vanemal mootoril ka sama koha peal. Ja siin on bypass klapi jaoks. Aga nüüd on mul see osa läbi tehtud, kus ma üleliigsest tahtsin vabaneda. Ning nüüd hakkame siis vaikselt uuesti kokku tagasi panema.
vahepeal sai siis ooratas juba külge pandud, mis sai sinna õliandurite jaoks sükene adaptertükk vahele pandud. Siia tühja auku tuleb turboõlitoru ning jah, sai siit juhtmed siis ilusti paika sätitud, mis nende detonatsiooni andurite ja generaatori jaoks vajalikud on. Aga edasi tulekski nüüd kollektor tagasi panna. Siit alt jah, veel see turboõlitoru ning siis juba sidur ja peakski saama autolo külge juba tõsta. Peale minema. Siin täpselt viimased sentimeetrid enne lõpp-punkti. Uus uhke KN-i õlifilter. Nii, kuna omanik soovis, et aku jääb originaal kohale, siis tuli siin teha üks väike sisselõige. Selle alumiinium, selle kummakaitsepleki ma voltisin siia peale tagasi, et siis jääb see serv nagu vähe ilusam, muidu on liiga terav. Ning jah, loolileti tolmukattu vahetasin ennem ära. Ma ei tea, kui palju sellest video peale jäi, sest GoPro'l sai aku tühjaks. Siin on survelaager, asjad kõik kastis valmis ootel. Uus sidur on ka küljes. Täitsa tutikas. Ja turbost. Nii palju, et turbo on ka küljes. Kaitsevorgid on peal. Turboks on siis K04 015. Sama, mis on ka ühel teisel autol mul. Ning sellisega sai siis Dünost 172 kW rattast. Ega siis midagi, lükkame peale. Mootor saigi nüüd peale, aga sellega mõninga tagad. Kuna see on uuema tüübi mootor, siis tal on kinnitused natuke teistsugused võrreldes vanemaga. Siit poolt isegi sobiks padi vahele, aga ta on eest imelikult kõrgel. No sellele ta siit pidi meil akukasti ajutiselt painutama, ma pärast lõikan maha. Aga kõige suurem mure on siin pool. Siin keskel, kus on õlifilter, võiks olla mootori käpp, aga mootori käpp on üldse siin ees nurgas. Nüüd peabki vaatama, mis edasi saab, et kas me lõikame siit maha ja paneme mingisuguse raudplaadi ja okilitri või midagi muud. Aga kindel on nii, et nii see jääda ei saa. Aga muidu jah, vähemasti on ta nüüd auto peale. Järgmine kord üritakski midagi selle kinnitusega teha ja siis kõik igasugu torud ümber mootori ära ühendada. Aga kohtumiseni!